lubada endale seda, et maailm on turvaline nagu, ennast saab avada, ennast saab näidata nagu, et ma olen ise just, et inimestele saaks juba lasteaiast peale õpetada, mismoodi olla inimene nagu ja nii palju kannatusi saaksid olla ära olemata lihtsalt. Naine nutab, lapsed karjuvad, koer tahab õue, auto liising, maja, laen. Tere Tanel, tere vaataja, tere kuulaja. Täna on meil Jaan Kruusa podcast number 33. Külas on meil Tanel Tudarenko. Millest täna juttu tuleb? Ma ei tea, kuid usun, et see rännak saab olema tore, huvitav ja põnev. Tanel on korra juba siin saates käinud ja siis sa olid minu abikaasaga tegite saadet hoopis. Oli nii, jah? Ja suure tõenäosus see on viimane saade siin ruumis siis. Tanel, kuidas sa ennast tunned praegult? Elus. Kohal. Ma arvan. Peaaegu. Mis on sinu jaoks elus olemine? Siis kui kõik läheb pekki ja ikka on hea. Viimasel ajal väga on see, et võtmesõnaks on saanud see, et kuidas vaadelda kõike nii, et kuidas see mind teenib. Ka neid asju, mis esmapilgul võiks negatiivseks või halvaks nimetada. On sul mõni näide lähielust mõnest jamast, mis sind teenib? Praegu üks näide, mis ma ei taha rääkida. Ma mõtlen korra. No, selles mõttes, et iga päev on midagi, kui nagu süveneda veidi. Iga päev juhtub midagi. Siis mõtled, et nagu miks. Tihtipeale on see nagu, vähemalt varem oli küll see, et mõtled, miks nagu minuga juhtub. Ja nagu ega ei saa alguses pihta ka vaata. Nüüd on nagu läinud see veidi paremaks, niimoodi, et sa nagu juhtub midagi, on. Ja siis juba hakkab nagu mingi nägemus tulema, sest et miks see võiks hea olla. Aga mõnikord on küll siuke asi, et ei tea, no. Jääd maha mingitest asjadest. Minevikust on üks hea näide. Et ma olen siuke vana pätt ja huligaan, siis sõitsin bussiga Jänest ja siis istusin telefonis, paistatasin mingit videot parasjagu kuhugi. Ja siis tõstad pilgu ja see on kontroller. Kontroller on nagu, et piletid palun. Ja siis mul ei ole kahjuks. Pakkisin oma asjad niimoodi kokku. Ja mul oli parasjagu oli kuhugi nagu minek või ma ei mäletagi täpselt kuhu, aga kiire oli. Ja siis astusin sealt niimoodi selle kontrolleri poole, tagumise ukse poole niimoodi. Ja siis kontroller ütles kõigile head õhtut ja siis ma kuidagi viisakusest automaatselt ütlesin talle ka head õhtut ja siis jooksin sealt tagauksest niimoodi üle tee minema. No. Ja siis ma mõtlesin küll, et miks see nüüd hea oli, mille jaoks nagu oli praegu vaja seda, et ma niimoodi jääksin nagu bussist maha. Ja siis kõndisin sealt Tondi Selveri juurde, mõtlesin, et ikka ei ole midagi juhtunud, miks ma siin pean olema. Siis läksin, sõitsin sealt Kristiinesse, hakkasin süüa võtma. See oli see periood, kus ma just neid muusika asju ajasin rohkem. Ja siis juhuslikult oli siis samal hetkel oli MC Koška või ma ei tea, mis ta tänapäeval on. Igal juhul oli üks räppar seal nagu ja siis ma sain nagu coaching ut põhimõtteliselt tänu sellele, et ma nagu bussist maha jäin. Kui ma bussist poleks maha jäänud, siis ma oleksin Kristiinesse jõudnud varem
ja ma ei oleks teda seal kohanud. Ja siis ma sain nagu 2 päeva järjest rääkis mulle, mis siis, kuidas paremini saaks nagu, millele tähelepanu pöörata, onju. Ja siis samal ajal, noh, kuna ma nagu ise väga olen sellesse energiavahetuse usku, onju, siis kui ma olin toidu ära võtnud, onju, siis ma läksin, istusin sinna koridori ja siis koridoris tuleb niimoodi täis beebilõust, vaarub mööda. Ühesõnaga, et siis seda räpi energiat, mida ma parasjagu oma ellu kutsusin, sain seda energiavahetust teha tänu sellele, et siis nagu väike näide sellest, et midagi läheb nagu pekki ja siis see tegelikult nagu valmistab sind ette millegi jaoks, loob mingi uue võimaluse. Kuidas sa ennast kirjeldaksid, kes sa oled? Siuksed tiitlid, et sa natuke mainisid, sa teed räppi värki, energiavahetaja, jah, maanduspunkt, ehitaja. Jah, et muusik onju, siis ehitamisega olen tegelenud väga suure osa oma elust, päris ehitajaks ennast võib-olla ei nimetaks, aga väga multifunktsionaalne ehitaja siis, nagu ma ehitan hea meelega ükskõik mida, vaimsitest raamistikest kuni nende seinte värvimiseni. Et ja antud hetkel siis ka teen human disaini nõustamisi. Eesmärk on ka pakkuda ettevõtetele siis tiimi sellist, kuidas oma tiim veel paremini kooskõlla saada, et kõik saavad enda rolli täita ja kaardistan inimeste jaoks nende varri ja potentsiaali enda loodud kaardi läbi siis või noh, koostatud, keeruline öelda, keegi teine praegu ei tee igatahes seda. Ja siis hetkel tuleb veel kuidagi mingi selline kogemusnõustaja nurk ka hakkab sisse tekkima, et enda mineviku põhjal siis, kuna nii paljudest erinevatest seikadest on saanud läbi käia ja erinevate, kuidas siis öelda, sõltuvusmustritega saanud rinda pista, et ja ka päris mitmega jõuda sinna teisele poole seda aeda, siis saab nagu seda ka jagada inimestega. Ja inimese kasutusjuhendi lehte ehitan praegu. See on see nimi, mille alt ma toimetan. Ja siis seal hetkel jagan lihtsalt kuldseid terasid. Kui me võtaks tänast saadet kui rännakut, siis mis sa arvad, või mis tundega sa täna siia tulid ja mis sa arvad, mis tundega sa täna tahaksid siit ära minna? Tulin siukse tundega, et ma olen veidi väsinud. Mina ka. Ja siis Jaan võttis mind vastu selle sama tundega siin, ja peegelmaailm, chill. Mis tundega võiks ära minna, ma arvan, et nagu see rännak võiks meid nagu äratada uuesti. Et me jõuame väsimuse haripunkti ja siis nagu kõikide ekstreemidega, et siis ikka nii väsinud oled nagu õhtul hilja ka, onju. Väsinud, nagu peaaegu paneks nokki ja siis tuleb see uus paagitäide peale ja siis enam ei taha magama minna. Et võiks sinna faasi jõuda, mul on õhtul veel midagi teha. Mis aitaks sinna poole liikuda? Mis on see osa, mis sulle tekitab väsimust? No täna konkreetselt on see väga lihtne, aga eks see väsimus on alati seotud sellega, kui ei puhata. Väga diplomaatiliselt öelnud. Ühesõnaga, sa oled magamata. Ei, ma ikka magasin täna, aga eile oli vähem seda und ja siis mitme päeva peale kokku on selline nagu, et oleks võib-olla võinud rohkem puhata. Aga samas ei ole üldse, ei kurda. Nagu, vahest on ka kerge väsimus. Siis mõttes, et siuke veidi on siuke tunne nagu pilves oleks. Aga lihtsalt ei pea tegema midagi. Kindlasti, mõned päevad on siuksed, hullud võid kütta nagu hommikust õhtuni ja siis mingi päev ärkad üles, sa oled ikka täitsa uimane nagu.
no praegu on ka suuresti see, et meil on roosa täiskuu ja kõik mingid ütleme siis mustrid, mis on seotud poole kohaga asjade tegemisega ja selliste nagu, et kus see päriselt kohal ei ole ühepoolse armastusega sellega, et nagu üks annab ja nagu päris seda õiget vastust ei saa ja kõik need mustrid tulevad praegu pinnale ja siis on selline puhastamise aeg ja see ka üldjuhul on küllalt väsitav ja samal ajal noh, lihtsalt kui veidi planeetide nurga alt rääkida, siis Veenus just läks otseks, Merkuur läks otseks veidi aega tagasi ja siis on nagu see rahunemine või maandumine, et kõik on uuesti nagu alguses. Et hea periood, kus alustada asju, ka puhkamist siis ilmselt. Aga mis värk selle kuuga on? Öeldakse, et kui noor kuu on, siis on hea alustada. No ikka. Täiskuu ajal mulle viimati soovitati üldse minna spaasse. No täiskuu pidi olema see aeg, kus on siis nagu see hingemaailm on pinnal. Aine. Ja siis kui kuud ei ole, et siis on nagu hingemaailm on peidus. Et nagu peeglit ei ole näha, vaata. Ja noh, siis nii-öelda sureva kuu ajal või siis Sureva. kaob ära. et sellel ajal on hea tegeleda nende asjadega, mida sa ei soovi enam oma elus. Koristamine näiteks on korrastamine selles mõttes, et viskad minema neid asju, mida sa ei soovi. Veidi nagu kadu neljapäeva moodi. Ja noor kuu ikka siuke istutamine, et paned uusi asju maha ja käivitad ja üks väga äge Avesta kalendriga tegelev naisterahvas nimega Kai Tamm kirjutas hiljuti kuu kohta raamatu, et ma ei saa raha vahelt, aga päris vinge raamat oli. Ja seal oli põnev. Ei, Kai on nii tore, ma ei hakka vahelt võtma. Aga seal oli päris hea siuke mingi täiesti uus vaatenurk, mis oli nimetatud minu jaoks uus vaatenurk, mis oli nimetatud kõva ja pehme kuu. Et nagu, ja siis kui taevasse vaadata, veitsa hakkas nagu paistma ka, et võib-olla ongi. Ja see on niimoodi, et see on, kui ma nüüd ei eksi, siis noor kuu esimene pool on kõva, siis kasvav kuu, ehk siis noor kuu teine pool on pehme, siis on nagu täiskuu on kõva, siis on vana kuu esimene pool on pehme nagu, ja siis teine pool on kõva ja siis on need ka seotud umbes nagu kahanemise ja kasvamisega, et kõval perioodil teed nagu neid otsuseid, mis edasi hakkavad kandma ja siis pehmel neid, mis võiks nagu minevikku jääda. Küll on nii palju asju, mida peab jälgima. Mis meil on 8 planeeti ametlikult. Kas Pluto ei loeta enam planeediks, kas see rikkus selle süsteemi ära? Astronoomia meid ei huvita. Et selles mõttes, et mõjutused on ikka, et loevad ju mingeid komeete ja kivisid ja ma ei tea, mida kõike sinna juurde. Tegelikult kui astronoomiat ennast vaadata, siis meil on sadu neid planeedilaadseid tükikesi, mis seal lendlevad ja siis on see Oort cloud või midagi, et see ongi far solar system, kus on veel mingi umbes nagu meil on satelliite ja igast seda sodi siin, seal on päikesesüsteemi oma siuke väike sodi väljak, et tegelikult on ju igasugust kraami, mida saaks veel sisse lugeda, mis ka kaudselt kõik mõjutab. Ja kui vaadata mingeid maiasid või kedagi, nemad vaatavad üldse kuskile galaktikasse, vaatavad mingeid 52 000 aastat tsüklid ja mingid siuksed, ma ei tea, kaua nad pidid vaatama. Pojake, meil on väga tähtis missioon. Hakkame arvutama. 10 aasta pärast saame teada. Ei, 1000 generatsiooni pärast saame teada. Et kanna seda kindlalt edasi, see on meie peremissioon. Seal ilmselt peab ikka mingi sügavam ühendus olema universumi või kosmosega, et kui tänapäevased mingid justkui kõrgtehnoloogilised asjad nüüd kinnitavad nende tsüklite olemasolu, siis
emba-kumba pidi, et kas nad pidid olema väga kõrgelt arenenud tsivilisatsioon, kellel olid tehnoloogiad või siis nad olid väga kõrgelt arenenud tsivilisatsioon, kellel olid tehnoloogiad, mis ei ole sellised, nagu me täna seda mõistame. Võib-olla lihtsalt palju aega oli neil. Neil polnud TikToki, siis pidi midagi meelt lahutama. Istusid ja vaatasid. Aga noh, mulle tundub uskumatu, et lihtsalt istudes ja vaadates oleks see võimalik. Nagu nii täpselt. Džungli elemendid seal abiks vist. Ja võib-olla küll jah, taimeravitsejatega võib see olla seotud küll selles mõttes. Mingi raamat, mis ta oli? Don Juani seiklused või midagi siukest siis ka, et seal oli päris korralikult kirjendatud, vaid alates ogaõunast kuni midagi, et mille jaoks mingi asi oli, et kas on vaja sõtta minna, siis teed seda ja on vaja seda ja siis teed seda. Aga jah. Nii, ja tuleme veel tagasi võimaluste juurde. Mis on veel võimalused energiaks? Külm dušš. Külm dušš. Lähme kohe, jah. Ma mõtlesin alguses tänast saadet alustada saunast hoopis. Ja, see oleks hea olnud küll, siis oleks kohe külma võtnud ka peale. Mis energiaks veel on? No, selles mõttes, et kuna meil on selline peegelsüsteem, ehk siis, et me teeme midagi, siis meil tuleb mingi tunne, siis kui meil nagu mingi tunne on, siis meie keha teeb midagi parasjagu. Siis me saame seda kasutada selle jaoks, et kutsuda esile mingit efekti. Ehk siis, et milline hingamine sul on siis, kui sa tunned ennast väga energiliselt. Ja siis nii teedki. Teed 3 minutit. Ja siis süda puperdab ja järsku oled hullult mingi alert ja valmis minema. Et selles mõttes on meil võimalus sekkuda kehaprotsessidesse üsna kergesti. Mõni munk ütleks siin kohal, et see pigem mitte sekkuda, vaid võtta seda, mis on nagu. No jah, aga kui lõpuks niikuinii vahet ei ole, teed, mis tahad. Mina olen valinud seda teekonda, kus nagu, kui lõpuks ei ole vahet, ja kui nagu mitte midagi niikuinii ei ole, ja kui kõik niikuinii on illusioon, ja me oleme siin sisuliselt ainult selle teekonna jaoks, siis have fun with it. Nagu. Ja kui see fun tekitab kannatusi? See oleneb sellest, kellele. Enda eest sa võid ju valida kannatusi. Aga ennast ei ole ka? No, teed endale kannatusi, põhjustab ka teistele kannatusi? Mingil määral. Eks see, kui kõik on seotud, siis ta ikka ka teistele teeb seda. Aga samas on nagu see, et see on hea küsimus. Sünnipäevaüritusel tuli põnev mõte välja ühelt sõbralt, kes kipub ennast nagu maha tegema. Siis ma märksin, et mul on ka niisugune halb komme aega, et ennast tümitada. Mõtlesin, et nagu, kui me kuuleme, näiteks keegi räägib kellegist halba, on suht tüüt, minule jaoks on vähemalt väga ebameeldiv tavaliselt kuulata kellegi kohta sitta. Eriti kui ma ei ole seal olnud, ma ei puutunud, aga isegi kui ma tean seda olukorda, ma ei viitsi kuulata, kui seda ennast inimest seal ei ole, et see nagu loob üldiselt sita atmosfääri. Nii. Aga nüüd sama olukord on see, et ma nüüd hakkan endast rääkima sitta ja nüüd panen sind kuulama, kuidas mina räägin endast sitta, siis see on samasugune sitt. Igal juhul seal toimub energiavahetus ja see on see, mille sa ruumi tood, Et just siin ka käisin mingil sünnipäeval juhuslikult siin. Ja siis seal oli ka väga tuli see enda allalaskmise teema tuli nagu õhku, et kuidas me enda alateadvust ümber programmeerime selleks, et hoopis tõsta ennast selles olukorras, et kui iga asi, et sa tegelikult sisimast tead, et sa oskad teha, ja siis alustad seda sellega, oi, ma ei tea, ma ei saa, ma ei oska, ma nagu kõigepealt lased ennast alla ja siis proovid leida selle, mida sa tegelikult tegema hakkasid, kus sa võiksid nagu palju paremas meelestatuses ja palju parema tundega sisse minna, kui sa hoopis tõstad ennast, et pole ammu küll teinud, aga tegelikult ma tean küll, see on nagu rattaga sõitmine, et hüppan selga ja küll välja tuleb. Et meil on palju võimalusi
ennast tõsta tegelikult ja see lihtsalt ei ole nagu võib-olla nii levinud või meie ümber ei ole see nii normaalne kui see, et inimesed ennast ja teisi alla lasevad, on ju. Et sellest ka võib-olla see on tendents, on ju. Aga mina näen, et kuna meil on kogu see süsteem iseendaga seotud, on ju, ehk siis, et ma mõtlen mingit mõtet, siis mul nagu keha teeb selle tunde ka, toodab need kemikaalid ka, mis selle tunde jaoks vaja on, on ju. Siis kõik need asjad, mis me endale ütleme, panevad meid ka tundma ennast kuidagi, on ju. Ja kui me sinna mingi energiavahetuse veel mängu toome, siis see ongi, sa tood selle ennast alla laskva vaibi tuppa, on ju. Ja siis teised peavad nüüd ka seda käitlema, on ju. Et siit ei tahaks kaugemale edasi minnagi, on ju. Lõpuks me just jõuame sinna, kus me peame kogu universumi eest vastutuse võtma, on ju. Et ma ei tea, mis see liblika efekt või mingi asi, on ju, et sa lased puuksu ja siis kuskil mingi tähesüsteem lendab õhku, on ju. Et selles mõttes, et ole oma mõtetega ettevaatlik mees. Et noh, siit saab nagu väga kaugele ja väga keeruliseks saab see asi minna. Ja sellepärast ma ise propageeringi seda, et vastutame kõik ikkagi enda rolli eest, on ju. Et seal on see kõige suurem impact lõpuks kogu universum. Nagu jätad selle ühe puuksu laskmata ja lähed vetsu hoopis. Kõigil parem. Tahtsid täna maa peal olla? Kuidas me maa peale tagasi saame? Või kas minuga on üldse võimalik maa peal olla? No tegelikult on. Tegelikult, et me taustaks veel käime Tanniliga jõusaalis. Et see on minu arust päris hea siuke hästi maandav nagu tegevus, et Eestiks saab omavahel möliseda ja saab ka rauatükkidega möliseda. Et see on nagu just üks päev mõtlesin, et seakeskkonnas on jumala mõnus üksteisele ära heas mõttes nagu öelda nii nagu tuleb. Aga siis ma panin tähele, et kogu aeg ei ole jõusaal, vaata. Et siis kogu aeg ei pea trenni tegema või kuule, sa võiksid nii teha või tee hoopis naa või sõid sirgu. Aga aeg-ajalt on päris nagu hea, et ma selle rutiini üle päris hea meel. Nii, aga miks sa oled Tannil? Ma päris täpselt ei mäleta. See enne seda elu, kui ma otsustasin. Ja lepingus oli kirjas, et ma unustan kõik ära, sest muidu poleks kogemusel nagu väärtust, on ju. Ehk siis see on küllaltki keeruline küsimus. Aga mõtlen, kui sa karma pärast sünnid uuesti, et seda uut asja uuesti läbi teha, siis mingi mälu järelikult on. Ma hiljuti lugesin päris huvitavat asja, et väidetavalt siis enne seda, kui alkohol oli laialt levinud maakera peal, siis kõik inimesed mäletasid või eelmise elusid, et alkohol pidi unustamisega seotud olema. Et aga et selles mõttes, et igal juhul me mängime läbi seda mustrit, mis enne 0 punkti sisendati, et kui on see lahtipakkimine ja kokkupakkimine, mis kogu aeg toimub, siis ka meie elu on kaudselt, et alguses pakime lahti ja siis hakkame uuesti kokku pakkima, ja siis käid läbi 0 punkti, siis tuleb nagu see uus lahtipakkimise faas, nagu mingi zip-file või mingi asi, aga lihtsalt see struktuur nagu muutub kogu aeg. Et miks ma valisin Tannil olla? Ma arvan, et on suuresti seotud sellega, et miks ma siia tulin ja mida ma siin tegema pean. Et ma olen väga pikalt tegelikult küsinud seda ja otsinud seda, et miks Tannil. Aga vastus on palju lihtsam vahepeal, kui tundub. Et sellel elul on kõik, mida mul on vaja selleks, et lahendada ära kõik, mis mul on vaja lahendada. Ja niimoodi ma võin vastata kõikide inimeste eest siin maa peal. Sellel elul on potentsiaal lahendada ära kõik asjad, mis on jäänud rippuma varem või hiljem. Aga kõik lahendavad kõik selles elus, ütleme kõik, kes täna on elus, lahendavad kõik ära sellepärast, miks nad nüüd elus on. Kas siis enam inimest ei tule?
no potentsiaal on, see ei tähenda, et seda tehakse. See on minu jaoks kõige imelikum osa sellest reinkarnatsioonist, et nagu me justkui tahame nagu ära lahendada, aga kui on ära lahendatud, mis siis nagu... No just oli mingi ETV pealt või kuskilt oli päris hea see dokumentaal, ma nimega eksinud, Sutram või mingi selline asi ja siis seal on Tiibetis käivad neid munkasid filmimas ja noh, nagu jälgimas ja neil on niimoodi siis nende traditsioonis, et läbi siis meditatsiooni praktikate jõutakse nii sügavasse meditatsiooni, et nad nagu peale suremist, justkui mis on nagu läänemaailmas kliiniline surm, on nemad veel nagu elus. Nad istuvad selles meditatiivses asendis edasi 3–14 päeva või mingi selline üsna, noh, nagu kõik on hämmeldunud sellest protsessist ja nemad ise kirjeldavad seda, et see on nagu siis veel mingi kõige sügavam nagu teadvuse tasand, kus nad siis lähevad niimoodi, et nad valivad oma järgmise, nagu teadlikult valivad oma järgmist kehastust. Siis nad ise valivad siia tagasi tulla mitte, nagu et nad on karmast puhtad, nad ei tule siia nagu karma pärast tagasi, vaid nad tulevad siia selle kogemuse pärast tagasi, nad tulevad maailmale tagasi andma. Ja siis võib ka tuua selle nagu vanade hingede või mingi sellise konteksti siia juurde, et kõik ei tule siia ilmtingimata sellepärast, et nüüd mul on mingi pask, mida klattida, vabandust väljenduse pärast, aga et lihtsalt, et see, mis mina olen, saab ka maailmale midagi pakkuda. Et üks asi on see, et sa teed oma nagu selle roojase töö ära. Teine asi on see, et sealt võib-olla alles päris elus hakkab ja sa hakkad siis nagu nüüd seda tõelist väärtust maailma pakkuma. Et väga lihtne viis, kuidas leida seda, miks ma siin olen, on see, et mida ma kannatasin, millest ma läbi käisin, see on see, mida mul on maailmale anda. See, mis on sinu kõige suurem valukoht, mis sa oled ära lahendanud, on see, mida sa saad maailmale tagasi anda. Kõik teised, kes selles samas valukohas on, saavad ju nüüd sinu abil vähemalt mõne sammu lähemale selle valu lahendamisele. Ettevõtluses sama teema. Otsin probleeme, lahenda ära, aga see on nagu hinge ettevõtlust, miks sa võtsid selle hinge teekonna ette, et siis lahendad selle, crackid selle mingi asja lahti ja nüüd sa saad maailmale pakkuda, seda maailm rikastub selle arvelt, et sina selle kogemuse said. Et selle võtame sinna samasse liblika efekti tagasi, sina lahendad selle ära, nüüd inimteadvuse väljas on see olemas ja kõigile on see lahendus kättesaadav. Sa ei pea ilmtingimata isegi ise kohe coachiks või mingiks kogemusnõustajaks. Kus juures õpin siin coachiks ja superviisoriks. Juhuslikult, jah. Jõudsin mingisuguse kutseni. See on väga hea, sest mingis mõttes sa ju oled kõik need aastad selle podcastiga teinud coachimist. Natukene, jah. Ma nüüd olen lihtsalt teadlikum, et palju parem on mõnikord rohkem vait olla, kui rääkida. Ja ma siin ise ka tänu sellele, et sa seal käid, siis ma olen nagu hakanud mõistma, et ma olen ilge ütleja. Ma ei viitsi keerutada. Ma ütlen, kuidas asjad on, võta või jäta, tee või ei taha. Ja siis nagu vaagin ja vaatan, aga pekki, kui inimene ikka ise sinna jõuab, siis see on nii palju võimsam. Ja kui palju ma olen inimest nagu justkui tõuganud kuhugi eemale sellest, et isegi kui see on tõde, mida ma ütlen, kui ta ei ole selle jaoks valmis, nagu, siis saab teda hoopis kaugemale tõugata sellest, kus ta tegelikult võiks juba. Et see, et ta minuga kohtus ja see, et minus oli see impulss, et ta on valmis. Ma arvan, et need on õiged. Ja lähenemine võib parem olla vahepeal. Et muidu ongi. Ma olen ka selle puuks pannud, et ma inimene pole ise küsinud, aga ma justkui siis nagu salakaval kõlab halvasti. Küsimustega ikkagi suunan sellesse, et ta saaks aru. Ja ta saabki aru, aga siis märkab mõnikord, et ta korraks ehmatab ära, sest ta ei küsinud seda arusaamist. Aga ta saab vähemalt aru. Et see on ka, kas on nüüd see, loa küsimine, loa andmine on ülioluline. Isegi kui ma nagu justkui oma südames tahan teha, aga tegelikult. Ja sellepärast ma ka ise praegu olen väga seal kohas, kus ma ikkagi rõhutan inimestele seda, et kas sa päriselt soovid seda. Ma saan sulle seda pakkuda. Ma saan sind aidata sinna, kus sa soovid olla. Katse. Nii. Kas sa päriselt soovid seda? Ja kirjutage kommentaaridesse, mida te soovite.
ja kas te päriselt soovite seda. Ja siis oletame, et nad soovivad. nii. Võite panna pausile praegult või edasi kerida 30 sekundit. Mis see vastus on? Millele? Sellele, mida nad soovivad. Selles mõttes, et antud hetkel on ikkagi juttu sellest, et kas sa päriselt soovid seda muutust oma ellu. Kas sa päriselt soovid seda, mida sa soovid üldse nagu. Et selles on küsimus nagu. Ja jah või ei võivad tähendada üht või teist. Ei pruugi mitte midagi ka tähendada, sest et meil on võimalus niimoodi, et ma mõistusega ütlen jah, ma soovin, ma ei tea, kanepi maha jätta. Ja alateadlikult ma ütlen, et ei, kanep hoiab mind. Ütleme alkohol on võib-olla üldisem näide. Võtame alkoholi, jah. Et ma soovin alkoholi maha jätta, aga ometi iga kord, kui tekib emotsionaalselt haavatav olukord või nagu väljapääsmatu seis on ja siis inimene läheb ja võtab ikkagi selle pudeli uuesti kätte. Et ta teab, ta seisab seal järjekorras ja tal mõistus ütleb, et ta ei taha ju seda teha. Miks ma seda teen? Hommikul ärkab üles ja ma enam mitte kunagi ei joo ja õhtul võtab ikkagi uuesti pudeli kätte. Iga nagu mõistuse killukene ütleb talle, et ta ei soovi seda teha, ta teab juba, ta tahab seda, ta ei taha seal enam olla, ta tahab selle maha jätta. Aga samas on see, et teine pool temast on nagu ei, nagu seal me ei pea sellega tegelema, või siis seal me saame täielikult sellesse ennast kaotada. Et see ongi see, miks ma küsin seda. ja ma tean, et see vastus ka ei anna seda, aga see annab vähemalt mulle loa sekkuda. Sest et siis see on nagu tema enda otsus. Et muidu ma tulen sisse ja nagu minu väli juba muundab seda olukorda. See vist ka enda elu pealt märkasin, ma hoiatasin Jaani kohe, et kui ta minuga suhtlema hakkab, siis asjad hakkavad muutuma. Ei, kui minuga suhtled, siis minuga asjad muutuvad. aga jah, see ongi, igaüks vastutab enda eest. Ja seepärast peabki luba küsima, saada on ka vaata, et sa ei saa nagu tahad viiulit õppida mängima, Saadan tuleb, ütleb, ma võin sulle õpetada viiulit mängima, aga pane siia allkiri. Et tahad Facebooki kasutada, seal on ka, et accept cookies. Et nad ei saa nagu sinu andmeid muidu müüa, kui sa ise ei nõustu. Isegi kui sa ei viitsi seda lugeda. Et igal sammul on see, et siin maailmas meil kõik oleme kaitstud. Kõik on kaitstud, keegi ei saa teile mitte midagi teha, mis teie ise ei ole kas teadlikult või siis alateadlikult soovinud. Ehk siis mille jaoks te ise pole nõusolekut andnud, seda teiega ei juhtu. Ja seepärast saab ka siuke maailm olla, et kui me oleme veendunud, et mingi asi on tõde ja me ei aktsepteeri mitte midagi muud, siis seda mitte midagi muud meie jaoks ka olemas ei ole. Ja see võimaldab meil ükskõik millises mustris igavesti jätkata. Vahet ei ole, kui mitu korda me sünnime. Et lõpuks ongi see, et mille alusel me neid otsuseid langetame, määratleb ka selle, missuguse kogemuse me saame. Et ma näiteks, sul on ka koer, toon lihtsalt see koera näite, et kui sa lähed, tema koera nimi on Heera, ma siis ütlen kohe nime järgi, teen väga personaalseks sinu jaoks. Et 2 varianti minna Heeraga jalutama. Üks on emotsioonist, ma üldse ei viitsi, aga kurat, ta situb mulle muidu tuppa. Teine on minna emotsioonist, et no ma usun jah. aga noh, lihtsalt selles mõttes, et sellest mõttest, et ma pean minema. Versus see. Ma lähen sellepärast, et ma tahan, et tal oleks hea olla. Jah, see on juba palju parem. Aga samas ikkagi, kui sa ise päriselt ei taha seal olla, siis see kogemus vastab sellele, et sa ei taha seal olla. Sa oled õues, saaks kiiremini, tee nüüd oma asi ära, lähme ruttu tuppa tagasi. Ehk siis see kogemus ei ole meeldiv ei sulle ega talle. Versus see, et tahaks teiega õue minna. Tahaks värsket õhkinnet, tahaks jalutada. Ja siis keskendud sellele kõigele, mis sulle meeldib tegelikult selle juures. Ja siis sa lähed temaga õue ja siis on meeldiv.
selg läheb sirgu, tõmbad sõõmu seda Tallinna värsket õhku, päike silitab põske, onju. Ja niimoodi meil on tegelikult kõigega, onju. Et see, mille alusel me selle otsuse langetame, sellele vastavalt me ka kogemuse saame, et me läheme tööle, ma pean, mul on plekki vaja, onju. Siis see ei ole üldjuhul väga meeldiv versus see, et sa lähed tööle, mulle see teema täiega meeldib, ma tahaks teada saada, kuidas seda tehakse. Sa oled kohal, sa oled sees, sa nagu pühendud, õpid, vahet ei ole, kaua see kestab, see ei tähenda, et ma nüüd terveks eluks pean seda tööd tegema, aga ma tahan seda selgeks saada, siis ma lähen ja teen seda. Ja ma saan sellest ülivägeva kogemuse versus see, et või ma pean minema, mul on autolaen ja majalaen ja mingi mis iganes ja ma ammu juba tegelikult ei taha siin käia ja siis õhtul võtad ikka see pudeli kätte. et võib-olla kui midagi teile anda siit praegu, onju, siis ongi see, et mille alusel sa otsustad, kui selle ümber suudad muuta nagu, sa muudad ka enda kogemuse siin maailmas ümber nagu. Ja nii lihtne ongi. Aga sa pead ise tahtma seda. Nii et Tannin, mida sa tahad? Väga konkreetne joon tõmmata sinna vihikusse praegu. Nagu oleks läbi enda tõmmatud. Mida ma tahan? Mida mina päriselt tahan? Ja mida ma tegelikult tahan? Mingil tasandil on see, et need kogemused, mis mina olen kogenud, et neid ei peaks kogema. Nagu, mitte kõik, aga päris palju on selliseid kogemusi, mis võiks nagu jääda kogemata või siis nagu võiks olla see tugi, et mida ma tahan? Nüüd ma tean, ma tahan vennaskonda. Ma tahaks, et inimesed suudaksid kuidagi paremini ühendada omavahel, ausamad olla, rohkem näidata ennast päriselt, nagu toetada üksteist, nagu päriselt olla olemas üksteisele. Et Jaapani animetes on see alati see mingi, seal on see shounen vist on see eraldi anime tüüp ja siis see on nagu noortele poistele 12 või midagi sellist, siis mulle alati meeldis neid vaadata. Seal oli alati mingi vennaskonna teema. Nagu päriselt onju, saavad kuskil lambist kokku, sa tahad seda teha, ma tahan seda teha, kuule, meil on üks tee sinna. Ja siis lähevad koos, onju, seisavad üksteise eest nagu siuke tõeline nagu vennaskonna mingi bonding. Ma ei ole isegi sõjaväes käinud, ma kujutan ette, et sõjaväes on veidi midagi laadset. Lihtsalt. Linnalubade või? Jah. Aga noh, see on lihtsalt, et siin tavalises maailmas on nagu vähe neid kohti, kus seda tõelist vendlust nagu saab kogeda. Et mul endal ei ole vendasid õdesid, siis ongi selline üksinduse ja kogu see teema veidi on nagu sees. Siis ongi, et kus on need minu inimesed. Ma olen nii nagu omamoodi ka, siis ongi nagu elus läbiv olnud see, et ei nagu, kus on see minu koht, et kus on minu vennaskond. Mis on sünnivärk, mina, minu. Aga jah, lihtsalt. Kui ma võtan selle, see vennaskond on seal nagu ümberkaudne, eks ju. Ta annab selle mingi tunde või mingi toe, eks ju. Ja siis ongi, et võib-olla sõnastada ainult, et mida ainult sina tahad. Ainult mina? Jah. See on see nagu see koht, kus on see, nagu ma olen selle seina vastu jooksnud enne. Tahke on mitu korda proovisin. Et kaudselt see on see, mida ma ennem kirjeldasin. Et ma soovin maailma muuta. Paremaks, selgemaks. Kas see oli enda maailma muuta? Et see nüüd ongi see koht, kus on see nagu lahkheli. Ja samas ka kooskõla. Et sellest, kui mina muudan oma meelt,
muutub minu maailm. Ja sellest ka meid ümbritsev maailm. Ehk siis selleks, et maailma muuta, tuleb meil oma mõtlemist muuta. No ennast muuta. No see on nagu, see ongi see koht, kus mina olen sellesse kohta jõudnud nagu küll paljude iidsete õpetuste toel, aga sisu on ikkagi see, kus see muutus tuleb, et lill kasvab, seeme hakkab idanema, siis seest tuleb see juur välja, siis ta ajab selle taime sealt välja, siis sealt taime seest hakkavad järjest need järgmised taimekihid välja kasvama. Ehk siis see nagu tõeline muutus, püsiv transformatsioon sünnib seestpoolt väljapoole. Et me saame oma sisu muutmisega kõik oma ümbritseva ümber muuta. Ehk siis meie suhtumine muutub millegi suhtes, järsult muutub nagu kogu kogemus selle suhtes. Ehk siis, et lõpuks on ikkagi, et see, kuidas ma mõtlen milleski, see, mille alusel ma otsustan, mis ma sellest mõtlen, need on need asjad, kus kõige suurem töö on vaja teha. Ja siis kogu see välismaailm hakkab nagu järgi tulema. Nii. Mul meeldus, mungak enam käisin vaatamas. Siis sina ütled, mida sa mõtled, eks ju. Siis iga kord, kui nemad ütlesid, et mida sa mõtled, sa panid siia nagu. Sa oled nagu, mis siia on? Ja, sest et nad mõtlevad südamega. Jah, kogu aeg panid siia, mida sa mõtled. Jah. Aga ma mõtlen siin ka. No jah. Et fun fact, meil on 3 aju. Et meil on ajurakud südames, ja meil on... Ja meil on... Seda võib ka teiseks südameks nimetada. Seal on see südame kujuga otsas niimoodi, vaata. Tagurpidi, oleneb, kus suunast vaadata. Ja siis meil on soolikas on ajurakud. Et kõht on väga suur otsta. Kuskil kunagi lugesin mingit naljakat asja ka, et kuidagi siis justkui nagu ajastust enne seda, kui organid olid kokkuleppele saanud, et siis oli see soolikas roomas ringi, ja siis oli kuskil see mingi ajuga tegelane. Ja siis nad nagu tegid kokkuleppe, et koos me saame paremini saaki kätte. See nagu kogu aeg käib see signaali vahetus, et nagu meil on see uitnärv, mis saadab seda signaali, kogu aeg käib see kontrollsignaali saatmine. Et see on ka näiteks toitumishäirimused, mis on otseselt seotud sellega, et enne me küsisime, kuidas energiat saada, siis vastupidiselt sellele, kuidas rahuneda. Et siis, kui me stimuleerime soolikat, siis soolikas ütleb, nüüd me puhkame ja seedime. Ja siis aju rahuneb ja südametegevus rahuneb. Ehk siis see ülesöömine tihtipeale on seotud, mis nad nimetavad stressisöömiseks või mis iganes. Et mingi samamoodi nagu see pudel stimuleerib veidi teistpidi midagi laadset. Aga noh. Nii, me läksime natuke laiali. Tanni, mida sina tahad? Ikka veel või? Ma proovisin välja keerutada. Mida ma tahan? Mida ma tahan? Ma tahan, et te kõik tulete minu juurde kaardistate oma varjude potentsiaali. Mida sina tahad? Mida mina tahan? Kui ainult sina oled. Kui ainult mina olen. Kui mina olen maailma nava ja mitte kedagi teist ei ole. Teised olla, aga sina oled. Mida sina tahad? Mida mina tahan? Ei taha väga enam midagi. Seda nagu enda drive'i nagu väga ei ole. Mind niikuinii ei ole. Rääkisid vennaskonnast, nüüd sa tahad kliente ja siis nüüd järsku ütled, sa ei tahagi midagi. Ei nagu, selles mõttes nagu siiralt päriselt nagu tahtmise mõttes, kui ma mõtlen, et ainult mina, siis mul ei ole otseselt midagi vaja. Ma võin lihtsalt kuskil metsa sees kujutada ette, kui vinge maailm on ja on ka nagu. Miks siis jõusaalis käid näiteks? No see ongi see nagu. Mul ei ole otseselt vaja, aga nagu kui niikuinii kõik on mõtete, siis ma võin ju maksta out'i lihtsalt. Et mul viskas 3 aastat, 4 aastat tagasi oli see, et ma olen nagu otsinud seda vennaskonda kogu aeg, käinud inimestele, davai lähme. Ja siis ma otsustasin,
pekki nagu, mul ei ole vaja kedagi enam oodata, ma lähen. Ja siis ma lihtsalt lähen, nagu eelmine kord me rääkisime ka, et siin ma olen, selline ma olen ja nii ma tulen ja mul ei ole vahet, mis te sellest arvate nagu. Et see ongi see, mida mina praegu tahan võib-olla nagu, lihtsalt olla mina nagu. Ja minna sinna, kus ma olen alati soovinud minna ja mitte, et ma tahan seda, vaid ma teen seda nagu. Esimest korda elus veendumusega, lihtsalt mul ei ole vahet, kas Jaan tuleb mulle trenni või mitte, ma lähen ise grindin 3 tundi trenni. Sest et mina tahan trenni minna nagu. Miks ma seda tahan? Nagu hea enesetunne, nagu tasakaal. Aga miks ma seda tahan? Ma ei tea, vahet ei ole. Miks mitte? Jah, nagu selles mõttes ma olen olnud seal, kus ei ole tasakaalu. Ma olen olnud seal, kus keha on sitt kasutada. Ma olen olnud seal ka, kus on keha hea kasutada. Ma arvan, et see on palju mõnusam kui nagu peale igat toidukorda uinuda. Nagu ennast tunda hoopis energilisena ja soovida midagi teha. Nagu ma olen alati sügavalt mõtestanud kõike. Aga nagu mingil tasandil on see, et täiesti puhhu on. Mingit vahet ei ole. Et kui sa teed kogu selle ringi peale nagu, aine, et mis ja miks ja kuidas ja millal ja kes ja kõik, siis lõpuks jõuad sinna, aga tegelikult ei ole ju vahet. Et kui meil nagu lõpp ja algus on sama, aine, kui kõik on üks, nagu kõik algab samast kohast, lõpeb samas kohas, aine, siis lõpuks ei ole mitte mingit vahet. Ja sealt saab tulla 2 suhtumist nagu, et kas ongi pohhui, vahet ei ole, teen mis tahan, aine. Ehk siis nagu destruktiivne, vahet ei ole, või siis see, kus ma ütlen, et vahet ei ole, ma võin siis maxed out minna lihtsalt. Võime ühe mängu siia vahele teha või? Davai. Mul on 4 sõna, see on nagu duell siis, või nagu turniir. Nii. On honor, siis siuke prestige või siuke autunne, au, kuulsus, võim ja raha. Nii. Nii ma panen kahe nagu paari ja siis ma panen sulle relvaga pähe ja sa pead ühe valima. Nii. Au või kuulsus? Au. Võim või raha? Raha. Raha või au? Au. Olgu. Au, et see on siis justkui sinus on nagu vice mõnikord, mille nimel sa võib-olla, mida sa tegelikult tahaksid võib-olla. See on see minu aukoodeks, mis mingeid asju ei luba teha. Kas seal on ka mingi varjuküljed? Kindlasti. Aga samas on see, et see varjukülg on see, et rets grind on üldse, et selle au ja väärikuseni jõuda. Et päriselt tunda ennast väärikana, et sa tead, et sa suudad ükskõik millest läbi käia. Jah, kõrvalt vaatas see tundub vahest siuke enese ohverdus ja see üteldamine. Jah. Aga noh, see ongi nagu see, et kui me võtame korraks selle human designi konteksti siia juurde, siis on mingisugused hingeõppetunnid, mis me oleme justkui tulnud tegema. Ja see on lihtsalt üks minu õppetunde. Head ja halba seal kontekstis enam ei ole. Et see on lihtsalt see hingeõppetund, grindida läbi, jõuda selle mõistmiseni, et ma olen võimeline läbi grindima. Siis võib-olla ei valigi seda grindi enam nii palju. Sest et sa oled juba seal kohas, kus on nagu, et ma tean, et ma suudan ja see ei peagi nii valulik olema ja nii edasi. Aga seal on ka need faasid, kus see on ikkagi nagu emba-kumba, et kas ma ei suuda üldse jätkata. Nagu ma annan alla, sest et sellel ei olegi mõtet, ma näen, et see on igavene grind. või nagu, et selles mõttes, et kõiki neid faase nagu kogenud erinevates elu aspektides ja see nagu kogu aeg ka kordub. Jõuad mingisse uude nagu seisundisse oma elus ja siis on mingi uus asi, millega sa nüüd hakkad nagu alguses võibki olla nagu rabelus ja siis jõuad sinna mingisse nagu okei, tegelikult ei peagi tõmblema, siin on vaja lihtsalt seda teha nüüd järjest, lihtsalt nagu pühenduda jätkuvalt
Ja siis on see väärikus, lähed selle erutiitse härrasmehe juurde ja ta vaatab sinu kannatustele või tõmblustele peale nagu, et see ei ole midagi. Lõpuks see ongi nagu, et me rabeleme millegi sees, aga reaalsuses see rabelus ei ole seal vajalik. Et sa saad samamoodi väärikalt olla seal selles samas seisundis nagu. Et ma võin tõmmelda seal täiega seda trenni teha ja siis väärikalt minna tõugata ära oma raskuse ja kõndida minema. Et suures plaanis ei muutu seal mitte midagi muud kui suhtumine. Jälle taaskord jõuame selle sama asja juurde tagasi, et kas sa suhtud sellesse väärikalt, kas see sinu aukoodeks, kas see on sinu aukoodeksiga vastavuses või siis see nagu tõmbab sind käima. Et niimoodi on vist suht kõigega elus. Friis. Nüüd väike paranoia. Nii. Võtame puhta lehe nüüd ja Tanil. Võib-olla nüüd õige aeg tutvustada inimestele, mis kuradi asi see human design on, miks selle HD-ks nimetatakse, mis ei ole human design, kas on ESO, kas on maine, mis asi see, mis värk see on? Davai, proovime. Sünnitame. Kohe hakkab valus. Oota, nii. Mis asi on human design? Human design on selline vahva süsteem, mis üks härra, kes ennast nimetab Ra-Uruhuks, kõva mingi marketingi äss, ütles, et kuskil koopast tulnukad rääkisid talle. Kas see on ESO? No, ma arvan, et see on hea hukk. Ja ma arvan, et tema arvas ka, et see on hea hukk. Kuidagi peab turundama. Tema oli turundamises väga hea. Mis see human design, nagu kuhu see nõlatub, on lõpuks peamiselt ikkagi Hiina muutuste raamat. Ehk siis härrad, võib-olla prouad, ma ei tea, 5000 aastat tagasi panid kirja, mismoodi eksistents kujuneb 0 punktist välja ja 0 punkti tagasi. Ehk siis kõik erinevad kogemused, mis saab sellel ühel rännakul olla, on sinna kirja pandud 64 heksagrammina ja need 64 heksagrammi on siis astroloogia kaardile 12 kuu peale plups rattana peale lükatud ja siis sinu sünnihetkel ja 3 kuud enne su sündi võetakse planeetide seisud ja siis arvestatakse välja need erinevad siis kogemused, mida sa oled tulnud õppima. Selle siis ütleme I Chingi kontekstis. Keegi tänapäeval väga sellest ei räägi muutuste raamatu kontekstis. See on minu valik sellest just selle nurga alt rääkida, kuna sinna on kokku toodud ka siis aurade ehk siis energiatüüpide seos, mida siis enamus inimesi räägivad. Seda arvestatakse tšakrate põhjal, ehk siis kui keegi teab, justkui siis tšakra, tšak on ratas, ra on valgus, valguse rattad, kettad, mis meil siin justkui peaks siis mööda selgroogu olema. Need on energiakeskused ja siis on need samused muutuste raamatu 64 heksagrammi on siis tehtud energiaväravateks justkui siis need erinevad energiat, mis saavad nüüd nendest keskustest väljuda või siis osa võtta meie eludest. Ja nende samade väravate sisse olen just mina nagu süvenenud. Sest et mulle tundub, et sealt on kõige kättesaadavam ja kõige lihtsamini mõistetav otse eluga seostatav teave, mida me saame kohe hakata rakendama. Kas või see sama
siis rabelemine või struggle, millest me hetk tagasi rääkisime. Mis on human design ja mis ei ole human design, on alati on nagu need elitaarid ja puristid ja puhtuse mingid inimesed ja mingid asjad ja üks on teine ja kolmas ja neljas, et meil on siin human designi kõrval on teine süsteem nimega Gene Keys, mis on selle sama Ra-Uru-Huu õnnistusega siia ellu toodud Richard Radi poolt nagu. Mina ise väga hindan seda, isegi kõrgemalt kui human designi kohati, sest et tema just süveneb sellele muutuste raamatu osale nagu peamiselt. Ja targemad mehed väidavad, et human design ja Gene Keys on nagu mees ja naine või mees ja naise aspekt, et human designi poole peal väga konkreetselt siis, et sinu energiatüüp toimib niimoodi, sul tuleb teha nii ja naa ja teisiti ja kolmandat pidi. Et see mehelik lahterdamine ja väga selge defineerimine ja Gene Keysis siis rohkem selline nagu contemplation, mõtisklus, filosoofiline selline maailmavaatlus nagu muutuste raamat ka ise, et alustame siit ja jõuame sinna ja siis vahepeal juhtuvad kõik need asjad ja siis see kõik algab otsast peale. Et kui sa seal munga juures käisid, siis ka siis see nagu see, et lõpuks vahet ei ole. kõik on mitte midagi ja siis Üksega mitte midagi. ja siis me oleme lihtsalt siin selle teekonna jaoks ja siis me kogu aeg kogeme seda sama teekonda läbi ja põhimõtteliselt me oleme seda teinud ilmselt rohkem kui 5000 aastat, et nad selle nii selgelt kirja oleksid saanud panna 5000 aastat tagasi. Ma arvan, et nad 5000 vähemalt enne seda mõtlesid, kui mitte kauem. et selles mõttes ja noh, minu enda selles väärtushinnangute või aukoodeksi koha pealt on lihtsalt see, et kui midagi 5000 aastat on kehtinud, ega ma ei hakka vaidlema nagu. Ja ma 14 aastat olen vaadelnud inimesi, nende kaarte ja nende kogemusi ja ei ole suutnud nagu ümber lükata. Väga tahaks. Mis värk see on, mingi tüüp ufod rääkisid koopas nagu. ei ole väga usutav, aga nagu see, mis nad talle rääkisid, päris hea kraam. Kas nad rääkisid või mitte, see isegi ei ole oluline. Et ma ise olen väga seda meelt, et kohati on hea võtta ainult jutt ja mitte inimene. Mõnikord see jutt on hea. Mõnikord on niimoodi, et toon näite. Meil lääne ühiskonnas on nagu mõtisklus, et valgustamine on ühekordne kogemus. Valgustad ära ja nüüd sa oled valgustatud olend. Hindudel on see palju sellisem nagu lahtisem. Et sul on võimalus ühes aspektis valgustuda ja teistes elada ikka varjudes. Ja human designi ja Gene Keysiga me näeme seda sama tendentsi. Et kui sul on 13 planeedi seisu korda 26 erinevat seisu, sul on 26 valgustumise teekonda. Sa võid ühes aspektis olla valgustunud ja 12 elada varjus. Tähendab seda, et sa võid olla baaba kuskil tee ääres seal Indias, niimoodi, et sa oled kogu maisest elust loobunud, räpased riided on seljas, vaataks mingi pomps, laseb peeru, tõmbab suitsu, räägib roppu nalja ja siis räägib sulle universumi saladusi. Ja need universumi saladused ei ole sellepärast vähem väärt, et ta nagu pomps välja näeb. Et samamoodi ka võib-olla selle Ra-Uru-Huu kontekstis, et vahet ei ole, mis ta ütles, kus ta selle sai. See, mis ta andis, on päris hea. Ma ei tea, kas ma vastasin kõikidele nendele. Natuke ikka märksõnu, kes tahab saab edasi uurida, aga mõtlen just, et kuidas seda nagu, ma ei tea, mul on alati niisugune nagu mingi tendents või soov kuidagi nagu lihtsustada või maha müüa kõigile. Aga noh, et noh, kas seal saab olla niimoodi, et kas sa usud või ei usu? Või siis ma ütles, kas sul on olnud kogemus või ei ole olnud kogemus? Vähetõenäoline. Täpsusta. No
kuna ma tegelen just selle energiaväravate kaardistamisega, onju. Ma ei ole kohanud inimest, kes ennast ära ei tunneks. Nagu kellel ühtegi nendest kogemust ei oleks. Ja, aga ta on ikkagi tulnud sinu juurde. Jah, aga ma arvan, et ma võiksin ükskõik millisele inimesele selle kaardi ette visata ja ta loeb neid märksõnu lihtsalt ja ta tunneb ennast ära. Niimoodi, et tal on igasugune kontekst puudub. Et teine külg on see, et kas inimene on valmis endale üldse otsa vaatama, et see, kui inimene minu juurde juba jõuab, üldjuhul tähendab, et tal on mingisugune otsimise teekond. Tal on mingisugune sissejuhatus elu poolt juba selleks, et tulla minu juurde, ta juba soovib seda saada. Et see on teine külg, et inimene saab olla eitamise faasis nagu anonüümsetes alkohoolikutes on ka esimene samm on eitamised üle saada. Et siis samamoodi on nagu enesearenguga. Et nii kaua, kui me oleme eitamises, mul ei ole midagi viga, mul ei ole seda asja üldse, millega ma peaksin tegelema. Nii kaua ma ei saa sellega tegeleda. Seal on sein ees, on ju. Suhtumine on see, et mis sa räägid, ma olengi selline. Mul ei ole vaja seda. Kes oled sina, et mulle õpetada, kuidas elama peab? Vaata, mis elu sa ise elad. Et see paneb sinna minna seina vahele ja ega niimoodi vahet ei ole, mis sa talle ette paned, ta ei saa sealt midagi. Mis ma olen ka märganud, et paljud on niisugused nagu ellujäämis nagu tsüklis lihtsalt. Palgapäevast palgapäevani, eks ju. Et sinna vahele ei olegi ruumi selleks mingi, ma nüüd lähen, ma ei tea, hakkan midagi muud tegema. Et see hirm on nii suur, et kaasa arvatud ka endal nagu märkan, et mõnikord nende muutuste elluviimine ise ongi jäänud mõni tegemata, enne kui tuleb siis mingi väline ränk tõuge, mis paneb seda muutust nagu tegema, eks ju. Et ma ise olen ka mõelnud, et ma enam ei tahaks nagu naljakas, et ma olen mõelnud seda, et ma ei tahaks enam oodata, et tuleks see väline pask, et ma suudaks ise hakata nagu liikuma soovitud suunas, aga hiljuti mul oli ka siin, eks ju, selline kogemus, kus ma pidin ikkagi nagu, mõnes mõttes ma ise astusin ka, justkui, vahet pole. Et see ikkagi tuli nagu väline impulss ikkagi, et ma julgeksin seda korterit näiteks maha müüa või ütleme siis nagu müügiks, aga see, et ma julgeksin siit korterist edasi liikuda. Mul ei ole välist tõuget. Et mind see osa on isegi natukene nagu mitte häirib, aga ma võtan vastu selle. Mul ei ole muud. Aga juba tüütu on nagu, et peab ootama seda sitta enne, kui hakkaks nagu ise liigutama või? Mulle meeldib sellest niimoodi mõelda, et kuna elu meid armastab tingimusteta, siis ta vihjab nagu kogu aeg. Et see on nagu alguses see on niimoodi, et sul kukub midagi käest ära, siis sa lööd oma varba ära, siis kukub mingi asi puruks, siis juhtub kellegi nagu, see ei jõua tööle, see nagu mingid siuksed väiksed asjad. Ja siis see hoiatus võib minna nagu järjest nagu suuremaks, kuni lõpuks sa saad päriselt vigastada ennast. Ma ei tea, sul kodu läheb põlema või midagi. Ärge saage valesti aru, kaastunne kõigile, kelle kodu on põlema läinud. Aga lihtsalt see on, et elu peab minema nii kaugele, et sa nagu oma mustreid hakkaksid vaatlema, oma mustritest saaksid välja astuda. Ja mõnikord ei olegi nagu muud võimalust sellel inimesel, kuna meie mugavustsoon on väga tugev ja mugavustsoonis arengut ei toimu. Mugavustsoonist väljumiseks elu paneb meid niimoodi, et ma ei tea, ma olen isegi piisavalt palju erinevaid õnnetusi kogenud selleks, et nagu, et see, ma ei tea, lambi näide, aga inimene ei võta aega maha, ei tee seda pausi, siis ta peab haigeks jääma selleks, et ta koju jääks nagu. Mul tuli see habe kohe ka meelde. Habe oli rets. Ma ei tea. Võite vaadata eelmist saadet ja seda saadet. Jaa, mul oli rohkem habed. Jaa, habemega läks. Ma ei olegi, ma nagu häbi olnud. Häbi ei ole õige sõna. See oli selline imago surm lihtsalt. Mul jäi akutrelli vahel habe. Ma tõmbasin pool habet lihtsalt küljest. Nagu oleks seest poolt molli saanud. Ja siis seal oli ka siuke sündmuste jada ümber.
aga lõpuks see oli selline imago surm, nagu ma olin nii palju tähendust sellele habemele sisse kodeerinud, et mul oli vaja temast loobuda. nagu jah, see on nagu ideaalne näide selles mõttes nagu sellest, kuidas elu tuleb ja rebib meil ära selle, et me hoiame midagi kinni, onju. Sul siin korteriga samamoodi, sa hoidsid seda mingit asja kinni, aga see pidi ammu juba edasi liikuma. Aga kõige hullem on see, et mul see teadmine oli ju aasta aega vana. Aga ma ikka ei suutnud tegutseda. Jah, ja see on nagu suuresti see, et nagu sa oled ise ka maininud, et inimesed üldjuhul teavad, mis neil nagu oleks vaja. Onju. Aga see nüüd me jõuame sinna, miks ma ütlesin, ma tahan vennaskonda. On see, et meil on kõigil tuge vaja. Tihtipeale me ei saa kellegagi rääkida, isegi kui me nagu teame, mis meil on vaja, onju. Isegi teame, kuidas sinna saaks. Kui meil ei ole seda toetavat keskkonda. Nagu naine nutab, lapsed karjuvad, koer tahab õue, auto liising, maja, laen, nii edasi, nii edasi, nii edasi, onju. Ja siis tegelikult ise sees nutad nagu ja tegelikult oleks vaja kuskil nagu kasvõi seda ruumi, et kellegagi lihtsalt nagu see päris side luua ja seda võimalust ei ole. Et see on äärmiselt oluline ja see on ka see, mida ma ise täna nagu suuresti nagu pakun, ongi tegelikult see nagu koht, kus saab asjadest natukene sügavamalt rääkida, nagu läbi mõtestada, enda jaoks avastada, miks ma siin täna olen. Nagu, kuidas ma siia sain ja kuidas ma siit edasi saan minna. Et see ei peaks olema niimoodi, et autoõnnetus või mingi lähedase kaotus või mingi kohutav asi, nagu et need kohutavad asjad saaksid nagu seal hoiatuse faasis ennetatud selle asemel, et päriselt peab oma pea lõhki kukkuma või jala murdma või mis iganes. Et naljakas on üldse selles kontekstis rääkida sellest. See nagu tundub nagu elu ähvardaks meid või midagi. Vaata ette raisk. Nagu. Ja tegelikult see ei ole üldse see, sest et seal on alati see armastav kutse ka nagu. Sest et enamus asju, mida me soovime oma elus muuta, on nagu me juba enne seda, kui me seda tegema hakkasime, teadsime, et see ei ole päris õige. Nagu. Üldjuhul on see nagu mingi poliitiku sündroom, et vaata, kas poliitik suudab tunnistada, et ta Eesti riigi pekki keeras. Viimse selleni ta seisab selle eest, mida ta tegi ja see on inimloomus. Nagu. Nii raske on endale tunnistada, et ma tegin midagi, mida ma ei oleks pidanud tegema. Nagu. Ja see on see, mis meid tihtipeale hoiab ka seal lõksus. Sest et nagu tunnista, et jaa, sa teadsid 5-aastaselt, et seda ei peaks tegema ja nüüd sa oled 46 ja nüüd on aeg lõpetada. nagu selles mõttes noh, et üldjuhul meil on kõigil nagu selge pilt ja human design on selles mõttes nagu hea, et me saame selle pildi uuesti klaariks. Nagu. Kus pekki läks? Nagu. Ja võib-olla see annab ka, mis mina natuke olen kogenud, et natukene ka vihjeid siis, et kuidas selle asjaga nagu toime tulla. Nagu. Yeah. Et nagu töö, kas siis mindset'i muutus või mingi tööriistana, mingid asjad ajavad mind ikkagi närvi selle human design osas ka nagu. Kui triggerit ei oleks ka paranemist. et mingid asjad nagu, et see on nagu umbes öelda. Et on see nagu õpetus, aga on alati ka see aeg või ruum või kogemus vajalik nagu. Yeah. Et siis ma nagu ise kipun väga kiirustama või kui ma saan uue info, et siis ma tahan seda kohe rakendada, aga tegelikult nagu anda ka seda aega muutusele. Ja see on väga ja just kui selle nii-öelda siis energiaväravate külje pealt või muutuste raamatu kontekstis rääkida sellest, siis seal ongi just tulevad välja need päris inimlikud kogemused, ma ei tea, viimasel ajal ma väga palju toon seda ahnuse näidet. Et see, mul on endal see kaardis ja mul on see kaaslasel kaardis ja siis see kuidagi praegu see värav lihtsalt väga räägib minuga nagu. Et mida ta tegelikult on tulnud siia nagu näitama. Et ühel tasandil on see justkui nagu
liigkasu võtmine, teiste arvelt elamine nagu kuidagi selles destruktiivses mustris, nagu see, et kui ma nii ei saa, nagu mina tahan, siis ma ei tahagi. Energia elab seal samamoodi selles ahnuses nagu. Ja see on nagu see, et asjad peavad nii olema, nagu mina tahan, et nad oleksid. Muidu mina muidu ei mängi. Aga samas on nagu see, et seal on nagu tohutu selline püüdlus kõrgema tulemuse, parema asja poole, parema kogemuse poole. Nagu tegelikult see on soov nagu saada veel paremini, veel rohkem, veel kõrgemale, nagu tohutu püüdlusenergia on seal tegelikult sees nagu. Lihtsalt selles destruktiivses või siis nii-öelda varju küljes. Ta väljendub nagu meie elus lammutavalt, lagundavalt. Üle laipade või? Üle laipade, üle mille iganes, nagu mul on vaja seda, onju. Vahet ei ole, mis teised nagu arvavad, et mina säästan selle pealt või mina saan siis selle, onju, ja tegelikult on 5 inimest, kes on nagu tunnevad ennast ära kasutatuna pärast seda. Et lihtsalt sellised nagu inimlikud näited, kuidas see üks ja sama asi saab ühelt poolt olla destruktiivne ja teiselt poolt tegelikult luua tohutut väärtust sulle endale ja sind ümbritsevatele inimestele. Tooksin siin enda makleri Tanek Bergmanni eile, kes ka siin saates on käinud ja noh, mitte paha pärast Tanek, et ma ka temast tunnen seda just, see ei ole ahnus, vaid nagu ta tahab raha teenida. See on nagu, aga tal on see win-win-win nagu, et kõik kogu aeg võidavad osapooled, et siis see sama nagu tegevus, aga alati kõik võidavad ja et nagu tõesti on tunne, et kui teha nagu koostööd, jah, tema saab selle oma osa, aga kõik teised saavad ka ja siis teised tahavad edasi teda aidata, mina tahan teda edasi aidata, kõik muu, et siis on nagu kihvt, et see win-win-win, et see on niisugune hea meeldetuletus mulle endale ka, et ja ma märkan, et ärimaailmas tihti on see, et win-win-win suunatakse enda suunda. I want to win-win-win. No jah, seal on see win-lose, on ju. Et mina võidan, teised kaotavad. Aga see on nagu mingi siuke McDonaldsi äriplaan, on ju. Et nemad saavad palju plekki ja teised saavad sitta sööki. Et on ka... Nende äriplaan on kinnisvara üür ja leasing. Või see frantsiis. Jah, frantsiisid ja kõik asjad, aga selles mõttes, et see, mis nad sinna putkasse sisse panevad, see on win-lose äri, kus klient kaotab tegelikult. Nad kõik teavad, et see toit ei ole hea, aga see on convenient. Nad on see business of convenience. Selles mõttes. Natukene kunagi Soomes elades, siis oli väga suur vinn oli, et sa said linna pealt kuskilt soodsalt süüa, sest kõik ülejäänud oli... See on convenient, oli lihtsalt ülejäänud restoranid olid väga kallid nagu. No kui ma ütlen nagu noorena. Täna võib-olla enam nii hull ei ole, aga siis ta oli, seal ühiskonnast oli nagu siuke, kas ma nälgin või lähen Mäkki või tegelikult oleks nagu poest midagi tervislikku osta, eks ju. Aga okei. Ja me läksime nüüd rännakule, aga selles mõttes jah. Et see on see sama energia põhimõtteliselt, millest on juttu ikkagi, et see win-win on seal võimalik, et see ei pea olema win-lose, et mina võidan, teised kaotavad, vaid iga suur asi lõpuks on see, et kõik võidavad ja siis see asi lendab ja siis saab ka vennaskond sündida, kui kõik võidavad, mitte et üks kasvab teiste arvelt, vaid kõik kasvavad justkui nagu üksteise arvelt. Aga mis, vennaskonnas on mõnikord see, et või tiimis on see, et mõnikord on siit päev nagu kellegil. Et siis mõnes mõttes ongi see, nagu, kui see üks on defitsiit, aga teised on plussis, siis vahel on ka nii, eks ju. Et seal on ka see nagu aspekt, et mõnikord on üks kaotab, sa pead aitama võitmed. Kas ka sellesse olla nagu valmis pühendama? Et me just eile käisime Ruutu 10 seda improteatrit vaatamas. Ja see on nagu seal ma tundsin ära selle vennaskond. Tüübid on 4 ma ei tea, 10 aastat grindinud seda,
tegelikult räägid nendega üksikult üsna kohmetud tüübid, et see improteater nagu päris maailmasse nii hästi läbi ei jõua, aga samas on nagu see, et sa näed, et vennaskond, on ju, nad teavad, mismoodi nad koos teevad seda, nad teavad, et teised tüübid alati püüavad nad kinni, nagu isegi siis, kui midagi läheb pekki, isegi siis, kui see rida ei sobi, isegi kui see, nad teavad, et nad koos saavad hakkama nagu. et see nagu, lihtsalt see on nagu see vennaskonna võlu kuidagi või nagu, et miks need ka salaorganisatsioonid nii kaua on kestnud, on ju. on see, et nad hoiavad üksteist, et piirid, rahvused, mitte miski ei määra seal, on ju. No võib-olla oli koht juutidest rääkida, aga minu arust inimesed nagu pahased, mitte inimesed, et no et on seltskonnad, kellele ei meeldi juudid võib-olla, aga mina vaatan, ma olen nagu heas mõttes kade nende kultuuri peale, kui hästi nad hoiavad üksteist. Et neil on see nii nagu, kas pere hoiab üksteist või sul nagu, et ma arvan, see on see nagu see, inimesed lihtsalt kadedad, et nad on nii nagu, nad oskavad üksteisele nagu ongi, et neil on see vennaskond nii normaalne ja siis see nagu, kui teed, et kõik aitavad üksteist, eks ju, et mitte noh, eestlase vana, mis on, siuke vana, eestlase parim toit on teine eestlane, eks ju, kust siuke vanasõna tuleb üldse, noh? 800 aastat orjust vist teevad seda, aga noh, samas me ei pea üldse isegi nii kaugele kui juudid vaatama, tegelikult meil on siin oma kodused naabrid venelased, mitte poolt või vastu, mida iganes, see pole üldse oluline. Nemad on ka ju väga just see vennaskond nagu, et see veel see peretraditsioon on elus, kõik hoiavad kokku, on ju, et sul on sõbrad eluks ka sealt Lasna-Jorskist Vanja ja Kostja siiamaani on sõbrad, on ju, et nad hoiavad üksteist, sul on see naine on küll nii temperamentne, aga ikka nad kõik hoiavad üksteist. Saad pudeliga pähe Kostja käest ja ikka oled sõber edasi nagu. Et selles mõttes nagu see... Ma siit samas Stroomi rannas, kui ma näen, et nagu see, kuidas venelased käivad väljas grillimas, nagu äge on vaadata. Nad naudivad seda, mis on, eks ju. Vennaskond on nii tugev, et sul sõber sureb ära ja sa lähed pidutsid temaga surnuaias edasi. nagu see on bond nagu, et nagu lihtsalt vennaskonnal on mingisugune selline, lihtsalt minu enda jaoks, see ei pea kellegi teise või see ei pea kedagi teist kõnetama nii väga, mind ennast lihtsalt kutsub see tunne nagu, et nagu see hoitus võib-olla või see nagu, et tõstetakse üksteist ja hoitakse seda, et see kasvuteekond, et me lähme seal suunas ja igaüks omas tempos küll, aga kõik aitavad üksteist ja nii edasi. Et see on nagu... Meeskoorist tundsin seda tegelikult, nagu vaatasin, karimehi, kõik ühel eesmärgil, kõik koos laulavad nagu, et noh, erinevad häälegrupid veel. Seal ma tundsin täiega sükast nagu, et no ei peagi vaata kaklema või võistlema kellegi, vaid seal koos lood midagi. Ja siis ma ka mõelnud, mis oleks see, nagu see järgmine või see kaasaegne vennaskond või kas on vaja midagi uut luua või nagu, noh, ma ise tulin mingi aeg koorist nagu ära, ma sain natuke, sai küll, ütleme, aga ma tunnen täiega puudust sellest nagu vennaskonna tundest nagu. Sest tegelikult terve koroona aeg aitas nagu, oli mingi tegevus, kõik koos laulmas, tegelikult jumal tore oli nagu. No võib-olla tuleks lihtsalt see klubide žanr äratada uuesti ellu. Sigariklubi. Sigariklubi kas või. Ei noh, selles mõttes, et me siin mõtleme, et no, ennem oli see ESO teema käis läbi, ma lihtsalt korra puudutan siin, et me mõtleme täna Eestis, et me oleme ilgelt ESO, kõik on nõiad, šamaanid ja muidu puhujad. Aga reaalsus on see, et 100 aastat tagasi oli suht sama teema, aga siis ei olnud iga hunt enda eest, vaid kõik terve Eesti oli tipitud täis ESO klubisid. Kõik Madame Blavatskaja õpilased, kõik Krishnamurti käsilased, kõik asjad käisid siin. Siin on pikalt see ESO teema on olnud nagu õhus ja see ei ole nagu midagi uut meie maal tegelikult. Kui ma kunagi Gunnar Aarmast teada sain, siis ma ka imestasin, et siuke tüüp elas siis on päris huvitav, et see ei ole nagu New Age. ei, selles mõttes, et ega need asjad ju lõpuks baseeruvad kõik ikkagi nagu iidsetel asjadel, et me tänapäeval on meil 5000 koolitajad, kõik räägivad sama juttu erinevate sõnadega, ütlevad, et mina sain sealt, tema sai sealt ja mis iganes, aga lõpuks nõlatud sinna kuhugi
juure juurde ja siis saad aru, et tegemist on ikka selle sama asjaga, mida viimased 10 000 aastat on juba kuskil räägitud. Vipassanast tulin ka esimest korda ja siis ma olin just ühte siukest väga hea enese coaching'u raamatut lugenud. siis mõtlesin, oota, kuule, sama asi et siis keegi räägivadki, et nojah, mis, see ei ole halb, eks ju. Ei, see ei olegi halb, igalühel on oma see vaatenurk, igaüks nagu räägib seda enda kogemuse najalt ja igalühel on need inimesed, kellega see haakub. Lihtsalt võib-olla valukoht minu jaoks, minu enda selles meeleseisundis on see, et kui nad vaidlema lähevad üksteisega, et see on nii või see on naa. See on nii ja naa ja too ka. Ja need kõik on see sama asi. et lihtsalt nagu, et kui me kõik selle ühtse keele leiaksime uuesti, siis see oleks nii palju nagu võimsam. Siis saaks see vennaskond tekkida uuesti, et see šamaani Ants ja nõia Kati saavad kokku ja teevad selle, ma ei tea, mis iganes ingli terapeudiga koostööd. Et siis tuleb see regressiooni ja see konstellööri ja kõik need Katid ja Matid. Gestalt terapeut tuleb ka sinna. just, ja coach'id istuvad, vaatavad. et selles mõttes lihtsalt jah. Ikka psühhiaatrid tuleks vaatama üle ja saavad selle oma teadmised viia, et sünki, tegelikult see on ju kõik tahavad, nii huvitav, kõik tahavad ja kõik eesmärk on ju sama, aidata tegelikult, aga siis jah, et vaieldakse selle üle, et kuidas aidata, eks. No kui me võtame näiteks psühholoogia, siis see on psüke on hing, see on hinge loogika. Et see natuke nad on nagu kõrvale kaldunud. Mingil tasandil ajavad sama asja, aga et see juures on ikka veel see psühholoogia on ka veel ikka veel see sama asi nagu väga esovärk hingest räägivad. No budismis pole üldse hinge pole ka olemas. Jah, selles mõttes, et budism on üldse selline huvitav, kus nad on selline väga isikupõhiseks ära läinud nagu. Et jumalat ei ole, hinge ei ole, midagi ei ole, see minu kogemus on ainult. Et isikupõhiseks ja vastupidi, et nad on kogu kõik isikud ära visanud. Ei ole enam ühtegi isikut. Aga mina on ju. Ei, mina ka ei ole. Viskad kõik need isikud ära, et see, nagu justkui see ülim realisatsioon peaks olema see, et nagu mina kui sellist ei olegi olemas, et siis polegi mõtet nagu tõmmelda selle üle, mis minuga juhtub. Ei, no ma olen nõus sellega, et mina ei ole olemas. aga noh. Et kui ei ole, et kui jõuad, et justkui see, et mina ei ole olemas, et see Jumal on ka nagu justkui mina on olemas, siis peab ka Jumal olema olemas. Et kui mina olen olemas, siis on ka minul hing olemas, eks ju. Kui mind ei ole, mul ei ole hinge, siis ei saa ka Jumalat olla. On lihtsalt loodus nagu. No sellega sa nullisid ära juba, lihtsalt loodus. Mis see loodus siis on? Just. Et see ongi, et see on nagu see kogemuspõhine, nagu ma ennem ütlesin, et see on ikkagi see isiklik kogemus sellest, mis iganes siis kosmilisest teadvusest. Et veidi teine kontekst, sama jutna. Et ikka räägivad põhimõtteliselt Jumalast, lihtsalt on see, nagu nad vaatlevad teise nurga alt. Et siin ka, mitte, et alasti mulle meeldis öelda, et ma olen ateist, skeptik, et kui ma ise käega katsuda ei saa, mängida ei saa, siis ma kaasa ei tee. Mina tahan teada ja ma tahan kogeda. Siis mingist hetkest ma sain aru, et ma tean Jumalat. Tean, et on olemas. Ja kui Jumal Ants või? Selles mõttes, et see ei ole mingi tüüp pilve peal. Et selles mõttes, et me võtame, et mingil tasandil on see mul ei tule praegu selle õpetuse nimetus meelde. Aga seal nad räägivad, et üks õpetus on see, et me oleme osa Jumalast, Jumal ongi see kogemus, see teadvus justkui. Ja siis selle antipool on see, et Jumal on kuidagi ikkagi eraldi veel sellest loomingust. Mulle meenus ühe see naljadoki see, et küsid, et teadus kinnitab, et Jumalat ei ole olemas ja siis nimetati see Higgsi osakene nimetati Jumala osakeseks. Ei no neil on teaduses on üldse palju ägedaid asju, et see on see näiteks tühi ruum.
väga vinge värk, kõige tihkem asi, mis üldse olemas on. Et see on 10 astmes 93 grammi kuupsentimeetri kohta vist, kui ma ei eksi. Vähemalt vanasti nad julgesid neid andmeid välja panna. Nüüd, kui ma viimane kord guugeldasin, ega seda väga ei leia kuskilt enam. See on nagu mingid tüübid oleks nagu loosiratast tõmmanud, on ju. Ja siis ja sealt alustame arvutusi. Ja siis on nagu, et sul on nagu noh, kui palju kullagramm on, mitu grammi kuupsentimeetri kohta. Kuupsentimeeter on nagu mingi seda võiks vaadata, aga vahet ei ole. Et see on nagu, ütleme, siuke 10 grammi kuupsentimeeter, on ju. Aga kui sul on 10 astmes 93 grammi kuupsentimeetri kohta, siis see, mis selle kulla aatomi täidab, on ju, kulla aatom on ka 99,99999% tühi ruum. Ja see tühi ruum on nii tihke, nagu selle tihedus on nii tihke, et sinna nagu tegelikult ei peaks sinna mitte midagi sisse mahtuma või nagu. Ja siis see tõstatabki need küsimused, et kui see seisma jääb, siis võib-olla ei olegi midagi enam. See ongi selle point. Seda nimetatakse entroopiaks. Et kui kõik lõpuks seisma jääb, et sa pead palli veerema, jääb seisma, ükskord sinu süda jääb seisma, ükskord see maailm jääb seisma ja siis see on kõik üks jälle. Ja siis see algab otsast peale. See ongi seesama lahti ja kokkupakkimise tsükkel, mida see kas või see muutuste raamat siis kirjeldab, on ju. Et siis, kui see lõpuks seisma jääb, jõuad sinna 64-ndasse ja siis algab otsast peale. Daniel, mida sa tahad? Hakkame otsast peale. Hakkame otsast peale. Tegelikult sa ütlesid venna... Sa ei tahtnud aktsepteerida vennaskonda, aga sa... Ei, ma aktsepteerisin vennaskonda. Sa oled vaikselt hakanud kaasa tulema. Ma tahaks ka vennaskonda. Ei, ma tahan niikuinii. Ma ei võida vastugi. Ma võin ennast mitte sisse tuua. Aga see mitte võib-olla vastuvõtmine kohe on see enda sisse toomine. Pane kirja, pärast saad kasutada. Ei no, vennaskond on see, mis nagu väliselt ja nagu, mida ma soovin mingil tasandil. Ma ei ole kunagi soovinud neid asju ja siis ma täna luban endale soovida. Ma soovin, et mul oleks nagu materiaalne küllus, võimalus nagu lihtsalt teha seda, mida ma soovin nagu. Lihtsalt olla mina, lihtsalt teha seda, mida mina soovin nagu. Mul on väga, kui enda kohta nii võib öelda, mul on väga üllad eesmärgid selle maailmaga. Ma soovin väga palju head teha, ma ei näe mõtet mitte midagi muud teha nagu. Et lihtsalt, ma soovin lihtsalt vähendada seda paska, mida ma olen ise pidanud läbi elama põhimõtteliselt nagu. Ma ei taha, et keegi peaks olema narkomaan, ma ei taha, et keegi peaks katkises kodus kasvama, ma ei taha, et keegi peaks elama niimoodi, et ta ei saa pesta ennast nagu. Ma ei taha, et keegi peaks elama niimoodi, et ta peab mõtlema, kust ta saab järgmise toidu. Nagu, ma tean, et see on nagu meie elu jooksul nagu justkui võimatu, aga samas nagu tegelikult ei ole nagu. Teaduslikult on kõik probleemid juba lahendatud nagu. See on lihtsalt kellegi huvides, et kuskil inimesed peavad kannatama. Nagu maise ellujäämise kannatused peaksid ammu olema lahendatud, õigemini on ammu lahendatud, lihtsalt neid lahendusi ei ole laialdaselt levitatud nagu. Samamoodi on nagu meie sisemaailma kaemus, et inimestele saaks juba lasteaiast peale õpetada, mismoodi olla inimene nagu. Ja nii palju kannatusi saaksid olla ära olemata lihtsalt nagu. Et see on see, mida ma nagu südamest soovin. Et vähem kannatusi oleks. Ja väga isekalt. Ma ei viitsi ise nii palju kannatada, nagu ma olen kannatanud. Ja kui teised vähem kannatavad, siis nad toovad vähem kannatusi minu ellu, nagu me alustasime. Et selles mõttes see on nagu... Mis on selleks reaalsed võimalused, mida sa saaksid lähiajal teha? See, mida ma teen, ongi see. Läbi selle, et 20-ndates tolleaegse hea sõbraga koos said välja töötatud üks majaprojekt, mis oli nagu mõeldud selleks, et materiaalselt ära kaotada need valukohad. Et kui sul kodu selle asemel, et siin on need sirged seinad, need on mõeldud vastu seisma loodusele, loodust väljas hoidma. Aga kui sa teed avatud süsteemi, mis loodust sisse lubab, siis sa saad kõik enda vajadused täidetud. Energia ja sooja ja
külmavajadusel ja vee ja kõik asjad, mis sul on eluks vajalikud, noh, toitu veidi peab nagu kasvatama, on ju, aga selles mõttes, et baasvajadused saaks kodu sul ära täita, selle asemel, et olla kulu, saaks olla kodu tegelikult nagu tuluallikas. Ja siis ma lihtsalt sain aru, et kui sa nüüd võtad inimesed, annad neile kodu, kus nad sisuliselt ei pea enam tööle minema, et see kahe päeva nädalas töönädal saab nagu reaalsuseks, sest et nad ei pea, on ju. Aga siis tuleb kogu see sisemaailma kamm pinnale ja siis ma nagu sukeldusin sellesse, et tegelikult on nagu inimese enda juures see lahendus palju olulisem kui tema ümbritsevas nagu keskkonnas. Sa võid ümber muuta, on ju, sa lähed reisile, sa oled seal reisil, alguses on ilgelt hea, aga 2 kuud oled seal samas riigis olnud, siis järsult sul on need samad probleemid nagu kodus olid, sest et nagu oma selle pagasi me võtame kõik kaasa, ükskõik kuhu me läheme, ükskõik kui heasse keskkonda meid panna nagu. Jah, see keskkond veidi nagu hõõrub meie peale maha ja veidi on nagu parem ja kergem neid muutusi ellu viia ja kui seda õigeaegselt teha, siis justkui nagu see keskkonnamuutus töötab. Aga samas on see, et kui me endale otsa ei julge vaadata, kui me enda rolli ei aktsepteeri, siis vahet ei ole, kus sa oled. Et samad probleemid tulevad pinnale. Kas sul on mõni takistus veel? Mina olen enda takistus ja mina olen ka enda kõige suurem elluviiv jõud. Aga mina nagu, sulle meeldib anda vahest siuksed, nagu siuksed vastused, mis nagu ütlevad kõik, aga siis jõuavad tagasi. Takistusi. Ma ei ole marketingis siiani veel päris äss nagu. Videosid võiks osata paremini teha. Inimesteni jõudmine on antud hetkel see nagu, mis nõuab nagu seda tööd kõige rohkem. Et sisuga ei ole küsimus, sellega ei ole küsimus, kas need asjad töötavad, mida ma edasi annan nagu. See kõik on kogemuspõhine, pikaldaselt testitud kraam, on ju. Aga pigem ongi takistuseks see, et mismoodi ma jõuan inimeste ette lihtsalt nagu. Et see ei olegi takistus, see on lahendus hoopis. Et selles mõttes see on nagu see, aga teised ma nagu ei näe ja ma ei näe ka, et see on nagu takistus, vaid see on ka nagu väljakutse. Et lihtsalt see võimaldab veel inimesena kasvada, veel järgmisele tasemele jõuda selle jaoks, et veel paremini teha ka seda lõpuks. Sest nii palju, kui ma olen siin viimase aasta jooksul sellesse marketingi asja süvenenud, siis põhimõtteliselt see on ikka see sama asi, mis ma olen kogu aeg ajanud, lihtsalt pööratakse nagu eesmärgi põhiselt enda kasuks. Et neurolingvistilisest programmeerimisest kuni mingite inimlike suundumusteni, mille alusel otsustatakse, ma ei tea, et Kati ja Mati tegid, ma tahan ka või jah, et kui ma seda ei saa, siis Baasvajadus oleks inimesel, kuidas aitad neil ellu jääda. Et see mõnikord, ma arvan, miks võib-olla inimesed ei kipugi, noh, ma ise kunagi mõtlen, kui ma käin enesearengu koolitustel on käinud või mingid muud erinevad rajad ellus olnud, siis ega keegi väga nagu, mina mõtlen, ma tulen ja räägin kõigile, kõik tahavad ka proovida nagu, et aga tegelikult nagu üldse pole nii elu nagu näinud, et siis ma näen, et sellest survival mustrist nagu kuidagi seda tuleks nagu täppida kõige rohkem. Ma ise olen ka nüüd alguses ma mõtlesin, et ma räägin ära ja siis inimesed teevad, aga see on nagu, reaalsus on see, et miks ma ka sellest vennaskonnast räägin, on ikkagi see, et meil on tuge vaja. Et üksinda ongi keeruline neid muutusi hakata ellu tooma. Ja sellepärast ma pakun ka inimestele nagu, et alates 2 kuust nagu iga nädal kohtuda, hoida nagu seda näppu pulsil, mitte et sa lihtsalt kaardistad ära oma asjad ja mõistad, vaid nagu hakkad päriselt selle kallal tööle. Ja et sul on kellegagi rääkida sellest üldse. Nii et tegelikult sa, sorry, ma võin öelda. Ütle, sa oled oodatud. Et sa tahad seda vennaskonda, aga tegelikult see on see, mida sa saad ise hakata looma. Ehk siis sa saad pakkuda vennaskonda inimesele, kellel seda vaja on. Põhimõtteliselt see ongi nagu see, et see tugigruppi, aga gruppe ma veel ei tee otseselt, aga nagu
põhimõte on selles samas nagu lihtsalt aga sa võib-olla kiirustadki sinna gruppi, võib-olla ongi see ükshaaval. ükshaaval esialgu niikuinii, aga samas on ka nagu see just selle kaardistamise koha pealt human designi osas on ikkagi just see, et grupis on seda hea teha ka. See on rohkem näiteid, rohkem elulist ja nagu seda just, et teiste kogemus tuleb sinna ja ma viimased olen teinud nagu päris elus ja see on ka veel ekstra palju vingem kui Zoomis teha või midagi sellist. Et see lihtsalt, see grupp tuleb kokku ja juba see energiavahetus, mis seal toimub ja et sa oled juba koos lihtsalt inimestega, kes on sellel samal teekonnal, samamoodi tahavad enda kohta rohkem teada ja veel paremini ennast mõista, mismoodi edasi saab. Et see keskkond, just see enesearengu keskkond on nagu see, et tihtipeale eriti tänapäeva ühiskonnas ei olegi seda ruumi üldse, kus sa räägid, kellega sa räägid, kas või ise töötad seal, teed mingit marketingi ja vaatad neid keskmisi inimesi, kes on küllalt edukad oma elus, siis ikka näed enam-vähem seda sama mustrit. Et kellega nad räägivad? Jaaniga. Räägivad küll, jah. Aga kellegi teisega ei ole rääkida. Ma ise olen imestanud, kui palju ma olen tänulik, et inimesed on mulle avanud nii palju tegelikult, et see on nagu mul on mingi imelik efekt. Inimestele, et tõesti nagu, et kuidas seda sõnastada? Nii paljud on avanud mulle ennast, sest ma avan ise ennast ka teistele. Et siis see on nagu siuke privileeg, aga ma ei saa see on enda teada jätta, et see privileeg, mõtlen korra, et mul on soov kuidagi, et ma ei tea, et kui julgustaks niimoodi, et inimesed, ma ei tea, kes see võib-olla on keegi, kes juba mulle on midagi rääkinud endast, mida ta võib-olla pärast äkki oleks pidanud rääkima. Kuigi ärge muretsege, ma niikuinii hoian enda teada. Et siis mõelge järgmine kord, kes on oma lähedane või oma kasvõi kolleeg, et proovige avada ennast rohkem, sest tegelikult lõpuks avab ka tema vastu ja me kõik oleme nagu inimesed. Et see on nagu vähestav, et pole nagu mis mind ajab nagu närvi, on siuke nagu, et nagu siuke nagu, ma saan aru, et nagu töö on töö ja töö tuleb ära teha, eks ju. Aga et nagu, et ma tunnen, et tegelikult jõuaks koos palju kaugemale, palju kaugemale, kui inimesed oleksid nagu avatud ja julgeksid olla avatud. See on see kõige raskem osa selle juures. Et nii nagu tohutult kaugemale jõuaks, et ma näen inimestele enamus see potentsiaal üldse ei rakenda, sest esiteks nad kas keegi ei julge või ei taha või ei viitsi, ei hakka vaevuma, et see ei ole nüüd see koht tööl ju, me ei hakka nendest asjadest nagu rääkima, aga nii paljud ma näen, et käivadki tööl, siis on pere, eks ju, lähed koju, hakkad naisele kurtma, kui raske on, eks võib-olla mõni teeb ka see on okei, eks ju, aga et seda vennaskonda mõnikord saab otsida meist, coaching, human design, aga tegelikult nagu julgustan ka nagu tööl või trennis või mis iganes on, et proovige ennast avada rohkem. Ja, näitame ennast lihtsalt inimestele. Minu enda elus on ka see praegu ka kaaslase poolt just see, et nagu tema on nagu ülihea inimsuhete loomises ja see kõik on just läbi selle intiimsuse, et see into me see on, et näitad ennast, näitad oma haavatavust, näitad seda, kus sa päriselt oled ja nagu sa üllatud, kui ilusad inimesed tegelikult on, et nii kaua, kui ma ise kõvatan, et mul on kõik hästi, nii kaua kõik arvavadki, et mul ei olegi vaja midagi muud. Ja niipea, kui sa näitad, et sul on ka haavad ja sul on ka paranemine käsil ja sul on ka vaja tuge, siis tegelikult need inimesed tulevad iseenesest. Kõik tahavad, kõik tegelikult sisimas, mina usun, et kõik tegelikult tahavad üksteisele head. Isegi kui seal võib mingi, aga nagu tegelikult on, et kui keegi on nagu
näitab ennast haavatavana, siis kui sa julged näidata ennast haavatavana, sa saad seda tuge ka nagu. Ma arvan, et see pahatahtlik tüüp on üks ajast ja tal on nii räiged traumad, millega ta ise tegeleb. et pigem on nagu, mul on olnud väga raske sellega leppida, aga maailm tundub aina turvalisema kohana nagu. Ja nagu need inimesed, kes ei ole turvalised, nad ei ole enda jaoks turvalised nagu. Ja see ei tähenda maailma kohta midagi ja see ei tähenda sinu kohta mitte midagi nagu. See lihtsalt lubada endale seda, et maailm on turvaline nagu. Ennast saab avada, ennast saab näidata nagu. Et ma olen ise... Just. Et ma olen ise olnud nii palju selles, no ma ei tea, kas või kui mingitesse vandenõudesse laskuda, et kui palju ma olen uurinud erinevate tehnoloogiate kohta ja siis iga selle tehnoloogia selles nagu jõuad sinna vandenõude merre ja siis sealt alati tuleb välja see, kuidas nüüd see järgmine vend jälle lasti maha. See tüüp jälle kadus ära. Minu elu jooksul nendest tüüpidest, keda ma olen uurinud, kes on elus, on ka 3 tüüpi kahtlastel tingimustel ära surnud, kes tegelesid selliste asjadega. Et mingil tasandil see on justkui nagu reaalsus, aga täna see umbusk inimkonnas on nii palju suurem ja nagu kõik on nii palju rohkem nähtavuses, et nii palju lihtsam on ennast näidata ja sellel nagu nii palju raskem on kellelgi midagi teha selleks, et see nagu ära peita või ära kaotada nagu, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt mida rohkem me ennast näitame nagu, seda paremaks see nähtavuse ruum ka maailmas muutub nagu. Sest et keegi ei saa mitte midagi, keegi ei saa pidurdada nagu 7 miljardit inimest nagu. Et isegi kui kuskil on mingi 1%, kes nagu justkui otsustab või teeb midagi, siis nagu meid on rohkem. Neid on väga palju rohkem nagu. Sa ei pane kõigile suukorvi. Jaa, nad panid kõigile suukorvi. Aga... ei, kõigile ei pannud. Mina ei pannud endale suukorvi. Mina ka ei pannud. Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu nad proovisid, vaata. Aga ma arvan, mulle väga meeldis üks sõber ütles see kohta, et ma ei usu, et see on see naad, vaid see on see üleüldine hirm lihtsalt. Ja igal juhul, aga... Et kas see on nüüd nagu see on see valik, et kas lasta endal valitseda hirmul lasta ennast valitseda. Et need, kes nagu teevad neid niinimetatud, ma arvan, otsuseid, nad teevad ka hirmus seda. Aga lihtsalt ongi see, et nagu meile valik on see, kas me lähme selle hirmuga kaasa. No mõnikord meil ei ole valikut, aga ütleme, et kui sul vähegi võimalus, siis nagu, et see hirm, või siis, kuidas öelda, hirm on niikuinii seal olemas. Võib-olla siis... Ole vapper, ära otsusta hirmust. Ei, võib-olla vastupidi, et mitte otsus tähendab sellega nõus, aga et võib-olla, et seda... Võib-olla see enda näitamine ongi see, mis ongi hirmust, sest siis sa näitad seda, mida sa kardad. Aga kui sa näitad seda, mida sa kardad, siis võib-olla teistega koos, ongi see, et sa näed ära, et see ei olegi nii hirmus teistega koos. Üksinda see asi ongi hirmus võib-olla. Ja võib-olla teised ka kardavad sama asja ja siis te saate koos palju kergemini võitu. Ja saame koos karta. Saame koos karta. Aga noh, selles mõttes, et kui sinna eliidi juurde korraks, lihtsalt mul tuli üks vahva mõte, või see ei ole vahva, aga see on nagu siuke, et see naad on palju väiksem, kui üldse tundub nagu. Mulle väga meeldis selline kirjeldus eliidist, kus on niimoodi, et eliidil on palju kihte. Et me mõtleme just, kui kuskil on mingi eliit eraldi nagu. Aga eliidil on nii palju kihte ja iga kiht arvab, et nemad teavad absoluutselt tõde. Ja et kuskil on mingi ümarlaud, kus nad käisid, kus neile öeldi, ära kellelegi räägi, aga ma sulle räägin ära täpselt, kuidas asjad on ja mille pärast me neid asju niimoodi teeme. Nagu ütleme mingi Kaja Kallas või kes iganes, et ta käib seal ringis ära, tema tuleb Eestisse, hakkab need asju majandama väga üllal eesmärgil, mis talle öeldi, et see on see, mille pärast me teeme, kõik asjad peavad selle pärast nii olema, jada. Ja tema teeb tõeliselt sellest, et tema mõtlebki, et ta teeb head nagu. Ja samal ajal see tüüp, kes talle rääkis, tuli mingist ümarlauast, ära kellelegi ütle, aga me sulle räägime ära, mis moodi asjad tegelikult on. Kõik teevad head enda arust. Kõik teevad enda arust head. Teevadki enda arust head. Aga see valetamine ja varjamine on see, mis teeb sellest heast mingisuguse imeliku lõpp-produkti, mis Ameerika telefon, kus see mäng on, eks, läheb nagu kaduma.
Just. Selle asemel koos mõelda, et kuule, teeks nagu head. Ehk siis olge ausad, rääkige kõik südamelt ära. Teeme üleskutse kõigile poliitikutele, kes seda vaatavad, pange kommentaaridesse. Alustame siit. Ja järgmine valimiskampaania see, et tunnistad üles kõik sita, mis kord oleks saatnud. Just. Siis vaatame, kas keegi valib sind veel. Aga noh, lihtsalt selles mõttes, et see ausus ja nagu enda tõeline näitamine on ju, et saavad olla nii edasiviivad jõud, et see kindlasti alguses on ebamugav, aga ilma ebamugavuseta mitte mingit kasvu ka ei toimu. Et selles mõttes mugavustsoon on see, kuhu areng läheb surema, on ju. Et ja selle hirmu ja selle kontekstis ikkagi põhimõtteliselt me nõlatume sinna samma kohta, kus me ennem ka puudutasime, et see, mille ajendil me otsuse teeme, on ju. Et lõpuks annab meile selle kogemuse, et kui me hirmust teeme selle otsuse, siis meil on ka üsna hirmus kogemus. Et kui me teeme nagu armastusest selle või noh, nagu hoolimisest või nagu soovist teenida, aidata, on ju, siis see on hoopis teine kogemus ka jälle vastavalt sellele, mis sisendiga me sisse lähme, on ju. Et sellepärast mulle ka meeldib väga see näiteks surmapattude kontekst nagu. Et siuke piibliline teema tundub veidi nagu kauge, aga samas on ülihea nagu, et sul on nagu ahnus, kui sa lähed ahnuse aluselt sisse sinna asja, on ju, siis sa saad selle ahnuse kogemuse, kogu aeg peab kuidagi varjama, teiste tagant midagi võtma. Teised on ahned. Ja kõik teised on ahned, kõik tahavad sult alati võtta ja siis oled see mingi krampi mis iganes, on ju, ja siis kogu aeg kraabid kuskil käid ja hiilid ja teed mingi, on ju, või see mingi glattoni, on ju, see ülesöömine, et ma tahan see on nii hea, ja siis paned kogu aeg ja sa saadki nagu, et kui sa lähed selle saamahimu pealt, on ju, või selle ahnuse pealt, või sa lähed sellelt, et teistel on, mina tahan ka. On ju, envy või mis see on seal, on ju. Siis sa saad alati selle kogemuse, mis vastab sellele, on ju, et ja miks ma sellest surmapattude kontekstis räägin, on just see, et surmapattudest paranemine on nagu teenistuses. Ehk siis see, nagu seal tuleb see sama varjude ja potentsiaali mäng nagu välja, kus sa muudad selle teisi teenivaks asjaks nagu. Et kui see on see ahnus, on ju, siis sa nagu teed seda kõigi võiduks, on ju, et see sebid nii hea diili välja, et kõik võidavad. Mitte ei sebi endale kõige paremat diili välja, vaata. Noh, kas või nagu siis sinu selle maakleri näitel. Et need kõik need asjad, mida me justkui halvaks peame, neil kõigil on ka justkui see hea külg, on ju. Ja see külg, mis aitab kasvatada ja kokku tuua inimesi selle asemel, et neid laiali viia. Ja see on ka nagu see on see, mida ma tahan. See on see, mida ma soovin siia maailma rohkem lihtsalt tuua. Et see juba on siin olemas. Ja see on meie kõigi sees on olemas ja seda saavad kõik kasutada. See ei ole midagi, mis siit puudub. Et see on lihtsalt vähem populaarne kasutuses olev vahend, mis meil kõigi selles toolkitis on nagu olemas juba. Et kui kõik võidavad, siis nagu kõigil läheb paremaks. See tähendab, et ka sinul läheb paremaks ja palju paremaks kui siis, kui sa mõtled ainult selle peale, kuidas ise võita. Ja see on natukene uskumatu mõttepööre, kui näiteks ahnuses kas või rääkida. Kuidas ma saan rohkem saada, kui ma teistega jagama pean. Aga see nagu on exponential, et kui kõik mõtlevad niimoodi, et kõik saaksid rohkem, siis see, et sina mõtled, et kõik saaksid rohkem, ei ole ainuke rohkem, mis sa saad, sest sa saad ka kõikide teiste arvelt rohkem, kes mõtlevad, et sa võiksid ka saada, sest et sina tahtsid, et nemad saaksid. Ehk siis nagu selles jagamises lõpuks on see kordaja läheb nii suureks, et me ei suuda välja arvutada seda, kui nagu kõrge eesmärgi me saavutame selle najal, et me tegelikult jagame lihtsalt. Seepärast me siin jagamegi täna. Et näidata ennast, olla aus. Ja lubada seda ruumi,
kus ka teie jaoks on see peegel, et see on okei. Lihtsalt olla ise päriselt nii, nagu sa oled nähtud ja olemas. Paneme purki. Aitäh. 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 Kui sulle see saade meeldis, pane like, kommenteeri, saada sõnum ja jaga podcasti ka oma sõbrale. Jah, tehke Jaani podcast suureks. Nii ja naa. Ma mõtlesin üks päev just, et kui lõpuks vaatab saadet ainult mina, siis see ongi Jaan Kruusmaa podcast. Aga sa juba teed seda siin. Nojah. Ainult sina vaatadki seda. Ma vaatan veel kõige täpsemini, sest ma monteerin ka, vaata. Aga me just rääkisime, et näita ennast. Las jah. teised saavad ka. See on nagu, ehk siis Jaan on ülivinge mees nagu ja teeb seda asja lihtsalt asja armastusest, et teiega jagada. Nii et tõstke teda, nii nagu te tõstaksite oma naist lavale. Noh. Jah. Ärge seeliku alla vaadake. Umbes nii. Selle võib välja ka lõigata, see on okei nagu. Et jaa. See ongi selle asja rõõm, et minul on läbi selle võimalik kogeda nii ehedat ennast, kui ma julgen teistele näidata ja siis tegelikult ma monteerimisel ma näen ka seda, mida ma ei julge näidata ja see ongi selle asja arengu nagu mõte ja minu siis, kui nagu kogu aeg mul, et kui mina saan hakkama, siis et sina iga kell. Mul on midagi siuke. Mul on ka siuke tunne, kus juures nagu. Ma olen nii tavaline nagu, et kui mina olen ära kräkkinud need asjad, siis teie suudate ka kindla peale nagu. Ma arvan, et te olete palju erilisemad kui mina nagu. Hakake tegutsema seda, mis teile rõõmu ja armastust toob, mitte seda, mis teid hirmuna kinni hoiab. Vot nii, davai, JKP number 33 on ilus päikseline pühapäev ja on aeg õue minna ja loodan, et oli teil tore. Tšau, järgmise korrani.